Ahoi kotkad, mis toimub siis? Meil on siin jälle külalised. No, tere. Kõik teavad niikuinii. Loom kaasa ei tule, tema nuusib siin. Mul sai siin mingit sodi ennem kaldele tõmmatud. See on siin taustaks, et lähme siis proovime haugi saada. See aasta on haugiga kehva olnud, aga äkki midagi õnnestub. Mul on paar väga suurt lanti kaasas ka. No mis nüüd väga suurt, aga suuremad kui mul tavaliselt on. Ja proovime ära, kas mõne suurema landiga võib-olla ka midagi tuleb. Suuremaid lante ei ole kui hauke. Haukis suuremaid lante ei ole. Aga mul on sellised landid, mis väga sügavale ei lähe need suured, ehk siis kuskil soppides või kuskil seal katsetab neid või kuskil kalda ääres saab tõmmata madalamast. Aga selge, lähme peale ja vaatame siis. Nii, ja mul on kala. Ja see on päris, see vaidleb vastu. Kes võtab kahva? Oi. Osso, jaa, 2-kilone poiss vähemalt. Rohkem kui 2. Oot. See on rohkem kui 2. Kuule, see on 3 lähedale kala. See on 3 lähedale kala. Tapab ise ära. Nii. Risti üle põiki pääle. No aga see on kotikala kindlasti, et selle fileerime ära ja yes, tuli ära. Et siin kala on, tulge kalale, pange kämpsad kinni või kui ei taha kämpsa kinni panna, siis rentige paat ja saate kogu komplektiga kohe. Õlud kaasa ei saa, selle võtate ise, aga saate aku ja paadi ja mootori ja no võt, kalda ääres siit tuli mingi pool meetrit rohust. Nii, ja selle eluka pikkus on 73 kuskil. Ja kaal on, kohe vaatame. Ma annan üldse selle mütsi sinna poole, on lihtsam pilmida. Ja kaal on, ma ise arvasin, et üle 2 kilo kindlasti. 3 ei ole, kui ta 75 on, aga mingi 2,5 võiks ju olla. Teen selle laiuti pildi ka, mul eks tegemata. Ja ta on meil, mis ta ütleb numbrid? 2,7. 2,710. Ja natuke pealegi. Noh, yes. Mul oli siis korra küljes selline asi ka. Ma unustasin vist näidata, kui ma külge panin. Siukene, aga ma ei oska niisuguste lantidega vist piisavalt hästi mängida veel või igal juhul mina ei olnud rahul sellega, kuidas ta mängis. Võib-olla on harjutamise teema, et ei läinud eriti hästi. Ja siis ma kala sain tegelikult ju selle suure sellise vanakooli plekiga. Aga mis nüüd mõte on, et prooviks ühe variandi veel ära, siukse suurema silikooni ka. Ja loobiks seda samamoodi niimoodi rohu äärtest ja ta ei vaju kiiresti, aga kui hästi kalda äärde visata, siis seal on madalam ja vaatame, kas sellega õnnestub ka midagi kaldale tuua ja muidugi tahaks, et külalised ka midagi saavad. Oleme kõik endast oleneva teinud, ka proovin siin plekke, oleme siin sopis praegu roovabaga. Põhjaga mõnu ja naudingut. Keskkond koht on nii ilus. Kala on ainult boonus. Roovabade ja plekkide ja kõigega, et sellist ma panin vahepeal siis ja hetkel oli siis veel ka selline otsas. Et ma pole täna papagoid pannud otsa veel, aga ütleme nii, et me varsti peame hakkama võib-olla tagasi trollama, et kellaajaliselt läheb nii, aga natuke aega veel loobime, et nii kiire ka ei ole. Ja panen selle suure silikooni, vaatame, mis ta sellest arvab. Nüüd oleme ühes rahulikumas sopis jälle põhijõest eemal ja siin ma panen jälle külge ühe keera ennast ühe roovaba ja hakkame siin paugutama, vaatame kuidas läheb. Kõik panevad roovabad külge ja äkki läheb hästi, kuigi täna nagu võttu jälle palju ei ole, siis üks suur ju ikkagi tuli päris korralik. Trollame tagasi. Trollamise pealt mingit actionit pole olnud peale rohu, aga mine tea, natuke on veel minna. Ja ega kaldal ka niisama passima ei jää, seal tõenäoliselt söödab sisse ja vaatab, mis
õngekala võib ka tulla. meil on see täielik relax mode, ütleme, et viimased 2 tundi on selline... 2. Ma ei tea, jumal. Natuke rohkem, aga ei tea, rohkem vist juba. Kell 7. Ütleme, et täna on nii ilus ilm, et mitte keegi pole söönud ja linnulaul ja kõik see, sa oled nagu selles meditatiivses vaibis kogu aeg. Vaata, kala ka pole söönud. väga ei ole jah, hea, et see üks suur tuli, aga ma kardan, et me siiski ei jõua seda valmistada ette, et teda lõkke peale ära teha. Ma arvan, tõmbab sisikonna välja ja jääb külmetusse, kuni siis homme ära fileerib, et ma täna ei hakka teda vist fileerima ka, nii kaua peab külmas vastu. Läheb haugi fileerimiseks ja vaatame, õpime meistritelt. Noh, mis ma nüüd nii meister, ma tegelikult ei ole isegi teinud neid piisavalt, aga noh, siia lõige sisse, ütleme, et siit on soomusetid peale, on ju, soomusetid peale. Ma lihtsalt soolika võtsin ennem välja, meil ei olnud plaanis tegelikult täna fileerida, aga siis mõtlesime, et ikka teeme ära. Ei, see oli Kairiti suurel sunnitlusel. Aga soolikas läheb esimesena sandiks, sellepärast võtsime selle välja, aga nüüd selgrooni lõikasime ja nüüd noh, mööda selgroogu siis, ega siin midagi selles mõttes kunsti ei olegi. Ja noh, tõmbab siit uimest mööda. Ja ongi. Nägid, kus kass ehmatas kuidagi. Ja nüüd me Y-luid siiski praegu ei tee. Et, mis on Y-luu? No jooksevad siin, Y-luud jooksevad siin selle kohal, nagu rivide kohal seal üleval. Nii, selle jooksu pealt. Et need saab ka niimoodi kahelt poolt, noh, mul veel need asjad nii hästi ei õnnestu, sellepärast ma neid ei näe. Et see kass ei hüppa nüüd, vaata, näe. Ta tahab juba tulla lauale, tahab juba nuga võtta. Kass tahab nuga saada. Et noh, ma seda veel ei tee. Et ma ei ole veel nii ässmees, et mul alati nii hästi välja tuleb, seega ma ei hakka praegu Y-luid tegema. Aga ribid võtame ikka siit niimoodi, ma lasen kõigepealt selle joone, et ma ka alles harjutan, ma tegelikult ei ole veel väga proff selles fileerimises. Ma alles õpin seda. Umbes 15. haugi peal. Okei, nali 5. peal äkki. Kus sa kahvli panid? Kui naine on rahul, siis on profitase saavutatud. Just. Mis sa vood ikka on, aga ma siin eputab ju kuugi. Leian kohe pildi, mis sa mulle tegema peaksid. Selle siis ju tegelikult praed ju pärast panni peal ära ja hästi krõbedaks, siis maitsestada ära. Krõps. Just nii. Tuu läheb hästi krõmpsuks ja... Näe, ma panen puudusin auga. Näe. Tahan sellist steiki saada. Sellist. Haugist, nüüd läks steiki. Natukene nihu, juba on siit tükk puudu. Lapime kokku. Õmbleme haugi kokku nüüd. Aga seest on pead pakkuda, see on täitsa tervik. Vau, Äll, sul tuleb väga hästi välja täna. Täna tuleb jah. Ma tahaks plaksutada, aga ma pean ühe käega sääski tapma ja teisega kaamerat hoidma, nii et pärast plaksutan. See, kui hästi välja tuleb, näeb seda, kui palju kadu on nagu. Oi, siit läks nüüd sisse. Sõnusime ära. Aga noh, selles mõttes ribidest jäi nii palju järgi ainult. Jaa, Alvar teeb siin ka teile fileerimiskoolitust. Vaata nüüd. Saate kala kätte, siis fileerida. Hoian kinni lauda. Okei, Viljem hoiab. Ta ei ole kõige stabiilsem pind. Ai, siit läks juba soomuse vaelame. Läks hea. No mis seal ikka? Bellal hea meel. Bella! Mis sitasti see siit maalt. No Bella, kui ta on? Hästi on. Hea kaiss. Okei, ma ei tahtnud su toorest kala. Ja mis toimub siis kalda peal, kui oleme kaldale jõudnud? Läheb siin mingi hunnik ribisi käima. Ja... Paar koblast ka kätte.
marineerisime ära ja tegelikult see pole ainuke asi, tulevad jälle mingid suuremad nii-öelda eeljaanipäev, ütleme, et ma keeran muusika vaiksemaks, muidu tuleb copyright teema ja siis ma näitan, mis siin nii-öelda kööginurgas toimub ka. Et siin on siis see haugifilee, muud snäkid, filee praadimine käib, igavene pakk kärakas, sellepärast teeb kaane all, et ta saaks ikka korralikult läbi küpseda. Et hiljem laseb rõbedast ilma kaaneta ka, aga praegu paneb kaane all seda asja siis. Ja teisele poole ka soolavärki peale, ega ta ju soolduda meil tegelikult ei jõudnud. Et tähendab ei sooldunudki, panemegi otse peale ja siis. Näete kõrval, kuidas Alvar liidest. Nii. Meister Kopp Möllane. Mõtle, maitseelamuste koda. Nii, kala saab juba. Toores on ka veel. Muud snäkid, värgid. Siis saab proovida, kuidas on küps ja kuidas maitseb sushi. Ja mis veel on söödetud sisse ja Viljem ja Kelly püüavad siin, mina ei viitsigi oma õnge vist praegu lahti võtta, ma saan niikuinii iga päev püüda, kui ma tahan. Et ma ei hakka täna panema oma õnge. Ja veel on siis ribi saab valmis. Tundub jälle, et on natukene süüa liiga palju, nüüd me ei jõua vist ära süüa kõike, aga noh, mis sa teed? On nagu on. Katsume jagu saada. Keiu, näe, ribi. Näe, söö sea ribi. Hommiku on käes ja külalised on juba ammu enne mind üleval. Püüavad siin kala. Et päikese tõus. Mis meil nüüd tarvis on kiiresti särge saada, et spetsialiseerume Ants Järjele ümber, et paar unda sisse saada siia soppi ja mine tea, ega siis järjepüügi käigus on ennemgi tulnud üllatuskalu ka, et nüüd eile püüdsime ussiga, käsiõngedega, siis täna püüame aglaga ja väiksemad konksud ja vaatame, kuidas meil õnnestub siin. Noh nii, ja sul samasugune ka nurg. Meil samasugused, ma sain ka ennem ühe siukse nuru. Siuke käib elus söödaks. Kõht on ka jälle täis söödud ja kõht on küll juba loomulikult punnis, et no, see on ikka sööd. Ja. Vaat siuke värk. Aga noh, neid me kogume paar tükki, siis paneme unnad sisse ja asjad. Et käib siis undade sissepanek, et panevad Kell ja Viljem ka unnad omale sisse. Õpivad ka selle instrumendiga püüki ja siis lähme veel jõe peale ka. Et siin lubab mingit väikest tiba, võimalus on, et sajab, aga ei midagi suurt, et saame jõe peal ka veel uuesti proovida spinningutega. Ja mina panin juba omale külge ära selle sama pleki, millega eile siis korralik elukas tuli. Teole. No nii, mis sa said? Otse teole lõuga vahele. Kärlipüüdjaks hakkasin. See mõtles, et sai mingi satika kätte, ega mingisugune tungib talle lihtsalt lõuga vahele mingi lant. Austrid. Need paneme pärast grilli peale. No, ühesõnaga natuke aega oleme loopinud, praegu pole veel kontakti kalaga, aga noh, eks me näe, mis saab. Ja sinna piirkonda, kus teile tuli, alles jõuab. Ja ei saa mitte midagi praegu me siit loopides. Sellisega panin tükk aega, ehk siis nüüd hakkame tagasi trollama jälle. Et kas praegu ongi sükene aeg, kus tõesti mitte midagi ei tule või? Ei tea. Aga ühesõnaga, jah, võib-olla kellaaeg on jälle vale, ilm on vale, kes teab, mis vale on. Aga praegu paneme tagasi, et kala ma olen vahepeal näinud, et roovaba ründas ja üks mõõduhaug ja kõik, aga ta ründab või niimoodi, ta on nagu passiivne, ta ei võta ära. Et vahetad lanti ja teed, ta ikka ei võta ära. Aga eks siis vaatame, meil on veel unnad ka sees ja trollame tagasi. Sellisel hetkel on Kellil kala. Kas esimene haug? Sellisel hetkel, kui teil on koosolek, tõsta sisse, niisama läheb selle koha vahel. Siin toimub. Oota, nüüd tilgutab mulle õlle siis. Aga noh, esimene kuramus on muidugi tõmba veeni kinni mulle. Tuli lõhk.
Kelly esimene peab vaikselt rääkima, siin Zoomi tund käib samal ajal või mingi asi. Ma võtan ta lahti ruttu enne, kui ta lõpu sisse saab. No vaata, musita ja tee, no kui ta ühelt poolt natuke sai, loodame, et teeb elama. Jah. Ei no kui mikker ei tööta, nad ei kuule, siis me võime rääkida kohe häälega ka. Mõtlesi arjud nii sosistuma. Mis ta seal on? 30, 29. Jah. Jess. Tulge suuri kolle püüdma. Kui söövad väiksed, küll tulevad suured ka lõpuks. Tõsta see paati ja siis hakata miilist tõmbama. Nii, ja siin on keegi võtnud ühte unda, kõvasti lahti tõmmanud. Kõvasti lahti venitlenud, ega mis toimub. Kuule, just läks teine. Minu silma all läks tagurpidi seal üks. Seda võttis seal praegu. Kohe sõidame. Ei, kiire ei ole, las ta sööb sisse. Konks on seal ikka kuskil, sest puntras ei ole. Ots, ütleme, et oli kuskil nii põhjas kinni. No, siis ei ole midagi teha, aga meil on järgmine kohe vaadata. Vaat sinna, ruttu sinna, kus ma näitan. Mulistab seal vees, vaata, saba on väljas vees. Sinna. Vaat sinna, näed, rohi liikus. Näed, vaata, saba tuleb välja veest, näed. Siis tuleb käsi sinna, püki teha. näed, kus rohi liigub. Vaata, saba tuleb veest välja kohe. Vaata, selg on veest väljas. Näed, kas sa tõuse püsti, vaata, näed seda? Nagu hai. Näed, saba, vees seda uimesid. See on linask. Hakkab kudema. Vaata, kuidas saba tuleb välja. Selja uimu on väljas suur. Jõhker loom ju. Vaata, kas vällab seal. Näe. Ja ta ei ole vaidlus, sest näitab. Linask hakkab kudema. Nii, ja siin oli veel üks und. Oi. See oli mingi väike aug ründas võib-olla. Aga ei jäänud teisele. Selle saab tagasi panna, jah. Me nüüd lähme kaldale, teeme mingid söögid vahepeal ja mingid tööasja ka vist veits ja siis vaatame edasi. Nii, ja seekord on siis see üritus jälle läbi, see video jälle läbi. Et Kelly ja William lähevad ka kodu ära ja meie peame ka ühe sõidu tegema. Aga sellest, kuhu me sõidame ja mis ja kuidas juba tuleviku videodes siis. Aga selge. Ja küll, kerge magama kratid ja davai, näeme järgmises. Ja minge siis Tartumaa kultuuriakna kodulehel, et meil on siin Tartumaa toidupiirkonna sündmused üle 100 gurmee talgute võimaluse festivalidest töötubadeni, nii et guugeldage maitseelamusi, kui Põlvas siit tagasi hakkate minema.